Nii, plaadimeestel on siis natukene tootevalikuid laiendanud, et siin on meil siis T-Stari valik. Meil tuli siis juurde selline ketas, mis on siis mõeldud paksu plaadi lõikamiseks, niisugune 2 sentimeetrit. Ja üks huvitav toode, mis veel tuli juurde, oli selline servade lihvimis nii-öelda ketas, adapter, et kuidas see siis toimib, on niimoodi, et kui sa paigaldad selle ketta endale siia ketaslõikuri külge, siis sa keerad ta siia peale lihtsalt nagu seibi. Kohe, kui sa oled oma lõike teinud, saad sa selle sama servaga poleerida. Et siin on mul üks 2 sendi paksune kivi. Me vaatame, kuidas see ketas seda kivi nüüd lõikab ja siis lihvime seda lõigatud serva ka natukene, et vaadata, millise viimistluse ta jätab. Ketas lõikab iseenesest väga hästi. Lihvimiseks natukene robustne, et pole päris sama tulemus nagu poleerketastega, aga sellegipoolest sobib sellega kuskil väljas neid trepiastme ääri näiteks lihvida, et säästab kindlasti natukene aega. Ja lisaks, mis T-Stari pool juurde tuli, siis on uued freesid. Need on siis Rocket seeria freesid ja need siis peaksid kestma ikkagi sadu auke ja nad on ka väga kiired, et sobivad just niisuguse väga paksu ja kõva plaadi jaoks. Et testime kohe sellega ka ära, kuidas ta selle augu sinna teeb. Alumine seib jätkegi alati ikkagi külge, siis ei poo frees ennast sinna külge, saate selle pärast ka just lahti keerata. Nüüd viimistluse mõttes ta jätab kindlasti natukene robustsema selle serva, kuid kui ta ikkagi kestab sadu auke ja kõvaplaadi puhul ka, et siis kindlasti niisugune väga väärikas tööriist, mida omada. T-Stari valikust on siis laienenud veel ka siuksed kettad, mis siis on väga peene ja puhta lõike jaoks. See on väga hea alternatiiv siis näiteks miniketaslõikuritele käidavatele ketastele, näiteks Proxon, kus siis tehakse igasuguseid WC-nuppe ja muid asju, kuid kes ei plaani sellist tööd teha, aga ikkagi on vaja nagu mingit ilusat luuki lõigata ühest plaaditükist, siis see oleks niisugune hea alternatiiv. Et seda peab siis ka veega lõikama. Ja selle jaoks on siis olemas õnneks ka niisugune voolik, mis käib siis selle kaitsme külge, see on siis universaalne. Selle sa siis omakorda paned sellise pritsupudeli külge. Ja nüüd, kui ma selle siis tööle panen, siis ta ilusti jahutab mul seda ketast ja saan teha puhast lõiget. Nagu näha, siis lõige on iseenesest väga puhas ning ka õhuke, et sirgema käega mehed saavad kindlasti suurepärase tulemuse. Minul see muidugi nii hästi ei õnnestunud, aga mis selle pritsu puhul, selle voolikul veel on hea, on see, et siit seda vett ei tule nagu meeletu joana, vaid tuleb sellise õrna siukse kastva siukse vihmana siis nii-öelda. Et see on ka siuke väga hea, et asjad ei lähe liiga märjaks teil.
nii, aga need on siis meie uued tooted, tulge koha peale vaatama, saame siin ka koha peal ehk midagi proovida ja järgmise korrani.